Tervist, mina olen siis üks korraldajatest. Teeme seda 4. aastat, seda Lego-päeva siin ja nagu lapsed Lego-ringis, ma juhendan Lego-ringisid ka. Lapsed Lego-ringis ütlevad, et ma olen Lego-inimene tuleb, ehk siis ma olen hellitavalt Lego-inimene. Mul abikaasa kogub Legosid, vanem poeg ehitab, õigemini ehitas, et nüüd on ta kõrgpuberteedis, praegu Legod ei ole enne. Ja siis on üks beebi kasvab peale, kelle jaoks me siis neid Lego-päevasid hakkame järjest rohkem ikka veel tegema. et ilmselt jätkame sellega. 2 Lego-ringi. Ehk siis kogu selle maailmaga olen kokku puutunud. Ma küll ise olen ehitanud täpselt nii palju kui laste kõrvalt, aga mul on nagu see õpetajad tihti, et ise ei olegi nii palju praktikud, kui et oskavad just juhendada ja peegeldada ja siis aidata otsa peale lapsi. Et minu roll ongi Lego-ringis ka siuke peegeldav roll. Ja seoses nii kodus ehitamisega kui Lego-ringis nähtuga olen ma siis teinud siukse väikse kokkuvõtte enda jaoks, et kuidas neid lapsi suunata, et mul on nagu erinevaid võtteid ja lapsi ja käekirjasid ja asju näinud, et siis panen tegin siukse kokkuvõtva esitluse, et kuidas organiseerida, kuidas peegeldada ja mida moodi nagu läheneda nendele Legodele kodus. Nii. Panen siit slaidid teile ka. Kenasti kõik kirjas, et 3 lapse ema ja Lego-ringi juhendaja. Ilmselt te ise teate ka, või saate aru, et see Legodega ehitamine ongi just tänapäeval kõige rohkem just sellest nutimaailmast välja kiskumise teema, et nad ise saaks midagi oma kätega luua ja püsivalt seal mingi ühe projekti kallal olla, et siin ongi need lapsevanemad, kes saavad sellest aru, et see on siuke väärtus oma, et lapsed ehitavad, viitsivad ehitada ja juhendavad ja innustavad seda tegevust. Ja see loovuse osa ka, et just, et see ehitamine ei oleks puhtalt juhendi järgi ehitamine, kuigi see on ka hästi tarvilik, see juhendi järgi ehitamine, sellepärast, et selle läbi õpivad lapsed ehitusvõtteid. Et ma olen kuulnud ka vanemad, kes ütlevad, et minu lapsele ei ole vaja juhendi järgi ehitada, ta las ta teeb nii, nagu tema enda mõtted on, et tema on nii loov. Aga see ei saa olla siis väga loov, kui sa ei tea, kuidas klotsid kokku käivad või millised klotsid üldse olemas on. Et sellepärast on hästi oluline laps ikkagi hakkaks ehitama siis nende juhenditega komplektide järgi. Hästi väikestega paneb korduvalt kokku ja siis õpibki selgeks, et need tükid teevad seda, need teevad seda, ja ta õpib ka selgeks, mis asjad tal olemas on, mis on ka hästi suur väärtus, et ta teab, et mul on seda tükki halli värvi, või et mul on kollast värvi või et ma seda ei otsigi, sest ma tean, et seda mul ei ole ühestki komplektist. Nüüd on nagu põhiline, mida ma olen alati, kui ma mõne lapsevanemaga räägin, ka siin kohtan lapsevanemad, kes müügileti ääres ütlevad, sul on küll neid Legosid, mis sa neid ostad endale? Neid ei ole kunagi küll, et kui sa oled ikkagi juba nagu tugev ehitaja, siis neid ei ole mitte kunagi küll, et sul tekivadki järjest rohkem vajaduseks, see on nagu iga asjaga, et mida rohkem sul on, seda suuremaks su vajadused lähevad ja tekivad rohkem seda massivajadust. Siis on, ma ei tea, kui palju teist siin nagu niimoodi seljas elavad, et mis sa panid siin selle komplekti kokku ja juba lammutad ära, et mis sa tast lammutad, et see kokkupanemine ja lammutamine ongi nagu ka osa protsessist, et on küll kogujaid, kes jätavadki neid kapi peale ja need ei olegi mängitavad, siis ongi kogud, aga üldiselt ikkagi panedki suure komplekti ka kokku, siis lammutad selle ära ja saad siis terve hunniku materjali. Et see materjali ostmine, mis me ise tegime ka praktiseerisime seda, et kui me ei ostnud, kui siia mahub veel,
et me ise ei, kunagi, kui me alustasime, ei ostnud niimoodi kasutatud klotse või me ei ostnud kuskilt Bricklingist või Legopoest mingit mahtusid, vaid me vaatasime poe riiulil see komplekt, siit tuleb neid värve, neid tükke. Et me võtsimegi mingi komplekt, et need tükid on mul kõik juba olemas, et ma ei pea nagu neid ostma. Et vaatasimegi selle järgi nagu juurde ostes, et mis mul olemas on ja mis mul ei ole. Ja suur legode jaoks olemiseks ei ole kohe kindlasti keegi kunagi. et ilmselt tekib paus, nagu mul vanemal pojal üks hetk on legod nõmedad ja ema nõme ja see elu on nõme. Aga see ilmselt tuleb nagu tagasi. Ma loodan vähemasti, et see ehituse hobi jääb. Et tegelikult on see, et mida suurem on seda rohkem ta saab aru, mida ta teeb ja on võib-olla nagu fokusseeritud mingisugusele konkreetsele ülesandele. Et siin ongi, et kui ta väikselt alustab väiksena ja siis järjest neid ehitusvõtteid omandab, siis vanemana ta lihtsalt oskab neid praktikas nagu ära viia. Ja siuke halvustus, lisaks see, et jah, et klotsid on laiali ja siis kogu aeg laps saab sõimata, et miks need klotsid laiali on. Et vanema asi ongi siis need klotsid kuidagi suunata, õigesti ära organiseerida, aidata sorkeerida. Teed rajad, et vahele. Ja kui sa astud suurtest klotsidest või suurest põhjast üles, tegelikult ei ole valus, see on nagu klaasikildidest tervest. Teest astud üle ei ole valus, üksikud on valus öelda. Ja aitab muidugi alati see, et ma imen need tolmuimeesse, kui sa nüüd ära koristab. Meil vähemasti töötas. Ja mingid on ka lapsevanemaid, kes kõikide asjade kohta ütleb, nii toreda viguri tegid. Et tegelikkuses jah, ta tegi toreda viguri või toreda nagu asjanduse, aga kui sa lapsevanemana isegi peale vaadata, siis aru, mis asi see on, et siis tasub nagu küsida, et mitte, et nagu võib-olla anda siis nagu peegeldada sellisel viisil, et mitte küsida, et mis see on, sest ta ütleb siis, et see on kosmosest lendav lennuk, mis hävitab tulnukaid ja siis tulevad kiired välja, aga tegelikult pole ei kiiri, pole lennukit, pole kosmost. Et siis peegeldadagi seda viisi, et ma arvan, et see on, ma ei tea, kiiris sitasikikas ja siis ta ütleb, et ei ole, aga siis ongi tema eesmärk teha sellest kosmosest laevast kosmoselaev, nii et see oleks kõigile aru saada. Et Lego ringis me oleme teinud sellist asja, et kui mõni laps väidab, et see on puu, siis ma ütlen, et lähed nüüd koridori peale, leiad mõne lapse ja küsid, mis see on. Ja kui ta ütleb, et see on puu, siis ma olen nõus. Aga et praegu ta ei näe puu moodi välja. Ja siis nad on teinud sükest testi ka, ja siis ütlen, olgu, testeerid. Ja alati, kui sa nagu suunad ja juhendad neid, siis nad tegelikkuses nagu suudavad ja teevadki seda nagu ägedamaks ja nad on pärast nagu iseendas nagu nii õudselt üllatunud ka, et Lego ringis mul oli üks poiss, kes nagu siis pool aasta jooksul ütles, et issand, ma ei teadnud, et ma suudan legodest ehitada või et need asjad on siin klotsides olemas. Või kuidagi nagu, tema jaoks oli see ka lihtsalt klotsid, aga üks hetk tal kuidagi käsi läks lahti ja mõte läks lendama, et jube ägedaid asju tegi. Ja eks see ongi siuke, mina isiklikult, me alustasime, õigemini meil oli niimoodi, et Legodest ma teadsin, et nad on olemas, kui meil lapsi polnud, siis tulid ja abikaasal oli enam-vähem sama seis, ei olnud lapsepõlves Legosid ega midagi. Ja siis tulid lapsed, siis tulid esimesed komplektid ja siis meil oli niimoodi, et oli köögilaua keskel oli, kogu aeg oli mingi hunnik klotsi ja siis me ehitasime, kas me vahepeal ära ja siis ehitasime. Ehk siis me tegimegi kogu aeg koos, õppisimegi koos. Tegelikult õppis ka nagu abikaas, õppisin mina nagu samamoodi neid ehitusvõtteid. Et see koos tegemine on nagu jube äge, et sa näitadki lapsele ka, mida teha ja laps saab sind õpetada. Et praegu ilmselt teie lapsed on siin juba nii osavad, et nad saavad nagu teid õpetada, aga nende jaoks on hästi oluline ka see, et lapsevanem tunnebki huvi selle vastu, mida nemad teevad ja tahab ka nagu olla tubli ja teha nendega koos. Et see on jällegi teda innustab ka, et tema saab õpetada nagu sind siis. Ja siis mis me tegime ka ja mis on ka hästi hea, mida ma teen ka Lego ringis, et kui ma näen, et lapsel on mingi tahtmine midagi teha, siis ma olen siis robot, kes otsib asju ette. Et
ta ei jaksa otsida lihtsalt, isegi kui on sorteeritud, siis selle massi kokku otsimine, et see võtab aega. Et siis tegimegi niimoodi, et mis sul vaja on, ma aitan sul seda tükki otsida, kirjeldab selle tükki ära või ja sa otsid ette, tema saab selle töö kiiremini, töölust ei kao ära selle materjali sees kaevamise taha, et see on ka siuke lihtne tekkima, et kui sul on hästi organiseerimata klotsimajandus, siis sorteerimine, eriti mingit hinde või mingit, mis peavad koos käima, siis leida või siis mingid pisividinad, siis see on nagu ikka siuke nagu täiesti missioon omaette. Et jah, laps tahab oma, kas ma läksin nüüd edasi? Siin, jah, et siin ma juba põgusalt rääkisin ka, et see korduvalt kokkupanemine tegelikult on ka just siuke, mis hästi nagu arendab ja arendab ka see, kui võtadki mingisuguse poe baasasja ja siis laiendad seda, et on mingi sõiduauto, teed sellest mingi kastika, et sa jätad nagu mingid osad alles või teed talle mingisuguse rekkaks selle või mis iganes, et sul on mingi põhiasi olemas, aga sa hakkad siis seda nagu koos kuidagi arendama ja laiendama või vahetad seal värve ja saad sellega nagu kombineerida. Jah, siis ma juba nagu osadeselt rääkisin ära, et just, et need väiksed komplektid on ja selles suhtes hästi tänuväärsed, et nad ühest otsast on nagu materjali tuleb vähe, aga just, et mingisugused head ehitusvõtted või basic võtted tulevad just sealt. Et komplektide peal need vanused ei ole mitte nagu vanust järgi, vaid et tegelikult see on minu meelest nagu püsivusvanus. Et kes kui kaua suudab panna kokku. Ehk et see, kui 9-aastane 16-aastaselt kokku paneb, siis üks asi on osav, aga tal on ka jagu jaksu oodata seda valmimist ja jaksu teha. Et enamasti tegelikkuses juhendi järgi jälle Lego-ringile tuginedes, kus ongi täitsa erinevad lapsed, erinevate kodudega lapsed, kus osades kodudes ei olegi Legosid. Ja siis ma tõstsin sinna ka komplektid ja siis me tegime samamoodi, et panimegi korduvalt kokku, igaüks sai seda komplekti kokku panna. Nad oskavad panna kõik juhendi järgi kokku. Aga lihtsalt nagu osad ei hakkavad kas siis hullult rapsima või siis nagu ei viitsi, sest et see tulem ei tule nii kiiresti, siis lihtsalt jaksab otsa. Nii. Selle ausa tagasisidega, mida lapsed hindavad, et nad tegelikkuses ongi, nad võivad küll torisema hakata, aga kui nad näevad, et sinu tagasiside on põhjendatud, mitte et see on niimoodi, et see on mingi kerts, ma ei saa sellest aru, vaid et sa nagu suunad samale või nagu üritad leida nagu vastuseid või küsida õigeid küsimusi, et aga äkki paneks siia, mida ma olen teinud ka laste töödega on see, et ma nagu pildistan ja ütlen, siin on sinu töö, pildistan selle ülesse. Ja ma nüüd natuke muudan, võtan lahti ära, muudan midagi ära ja siis pildistame uuesti, siis teeme niiviisi. Kumb nüüd parem on? Et siis mul on, kui tal on õigus jätta siis see oma töö, aga ma ütlen, kui sul ei sobi see või et sul ei sobi see suund, mida ma nagu näidata tahan, et siis muudame sinu omaseks tagasi. Et enamasti nad näevad, et see asi läheb nagu paremaks või et saab nagu paremini teha küll. Et selle pildistamisega me oleme, siin on mingi slaid tuleb ka, kus ongi siuke, eri etappides oleme järjest nagu võtnud, et nähagi, kuidas ja pärast on jube näidata, näed, sina ütlesid, see töö on valmis selle pildi juures, me tegime 7 pilti veel ja see on nüüd see töö, mis sa tegid ja mille üle sa uhke oled. Et tegelikkuses ta näeb, et ta on võimeline tegema nagu seda tööd ka, kui teda nagu siis suunata. Et laituse osas ilmselt ongi siuke, et kiita tasub kogu aeg, aga kui ikkagi lohakalt tehakse, ilmselt ikkagi tasub nagu öelda ka, et nii ei tehta. et aus tagasiside töötab, et kui sa ei lahmi ja kui sa põhjendad ära, mitte lihtsalt ei ütle, et ei meeldi või ei sobi või sa saad paremini küll teha, et see ei ole tagasiside, et tee paremaks. Et siis anna nagu vihjeid, mismoodi saab seda paremaks teha. Siis detailselt ehitamine selles suhtes on, mis ma siin ennem seda loengut korra mainisin ka, kes siin olid ennem, et seal üleval on meil ühe täiskasvanud ehitaja,
ma ei ole seda näinud, kus kohas see täpselt on, aga ma tean, et see töö siia tuli. Tal on niisuguse makrolinnad või nagu niisugune väike makrolinn. Ma ei tea, kas sa nägid seda? Ei, tal on nagu linn. Niimoodi, et tal on, varikatus on see niisugune väike hall küljetükk ja mingid, ta on tõesti nagu hästi mini. Et seda peab küsima, kus kohas see seal on, sest ma ise ei ole seda ringi juurde ära teha. Et seda tasub just vaadata, et see on niisugune nagu maksimaalne nagu vähendamine või see optimeerimine ei ole õige sõna. Ma ei saa seda sõna öelda, mida ma tahtsin öelda praegu. Et just, et sa nagu nii üldistad. Just, et see maksimaalne üldistamine, et sul on nagu pilvelõhkuja, aga see on tehtudki nagu nii kõrgeks, aga sa saad aru, et see pilvelõhkuja või et see kirik või mingi muu asi või ka puu. Et iseenesest siuke realistliku, mida nagu tugevam ehitaja on, seda rohkem tasubki võib-olla suunata, et laps ehitaks nagu realismile püüdlevalt, et see oleks võimalikult äratuntav. Siin sõltubki just sellest, et mis on need suutlikkused ja kogemused ka, et palju laps suudab teha. Aga see detailne ja realismile püüdlev asi ongi väljakutsuvam ja see arendab ka õudselt niisugust nii insener kui loomingulist kui kõike neid oskusi, mida tegelikult on elus vaja. Siis väljakutset, mis on niisugune hea asi, mida me Lego ringis teeme, iga kord on mingi teema. On maja, puuviljad, loom, pilt, mingi niisugune asi. Et lastele tegelikult ka kodus, et on nagu väga hea, kui ta ehitab niisama, aga et ta tuleks sealt oma mugavustsoonist välja, et ei teeks taaskord jälle maja, millel on neid seinad ja pole katust. Mida tasub ka alati nagu juhendada, just tüdrukud tulevad ringis, nad teevad nagu seina, poisid ka. Teevad seinad, kõrged ja siis ütled, see on maja. Ma olen ka öelnud, et teest nagu väiksem maja. Sa saad teha ka korrused ja õpetadki, kuidas need korrused lahti käiks või ongi, et teedki nagu... Jah, et müüri pead laduma, et ma olen seal lükanud küll ümber, et see maja ei püsi koos, ühenda ära. Et nad näevad seda, et see ei püsi koos ja nad järgmine kord oskavad ühendada. Esimene kord ei oska, järgmine kord oskavad. Et just, et nad saaksid sellest oma mugavustsoonist välja, et kui me alustasime Lego ringidega, siis nad iga kord nagu ütlesid, et me tahaks oma asja ehitada, ma tahaks maja ehitada või mingi poisid tegid alati autot. Siis täna on niimoodi, et kui ma ütlen, et mul ei ole teemat, tehke mis tahate, siis nad ütlevad, ma ei oska teha, anna mingi teema, ma tahaks teha midagi, et mingit eesmärki endale. Et see tundub, et neile tegelikult meeldib, et nad ei pea, nagu lihtsalt ei lao, vaid et neil on mingigi eesmärk. Et kas nad siis sellest eesmärgist kinni peavad või lähevad sealt lappama, hakkavad oma asja tegema, see on iseette küsimus, aga seda ma ei ole ka takistanud, et kui kellelgi on äge mõte, siis anna minna. Tavaliselt ma seal Lego ringis olengi lastele võtnud mingi 2-3 last, keda ma siis nagu saan põhjalikumalt, kas otsida talle tükke ette või näen, kellel hakkab midagi ägedat tulema. Et see on just selles suhtes hästi hea, et teistele lastele näha, mis saab ka teha. Selle koha pealt see Lego ring on hästi hea, et nad näevad teiste töid ja teiste võtteid ka, et õudselt kiiresti arenevad. Siin on nüüd see kollane pea on see näide sellest, kuidas me tegime pead. Seal on seal ei olnud ette antud, kas sa teed pildina selle või teed kuskil püsti seisma, mis iganes. Siis see esimene pilt vasakus nurgas oli see, kus oli lapse jaoks töö valmis. Ja siis see viimane suur pilt on see, mis me siis nagu koos tegime, kus ta läkski seal kas teise pildi või kolmanda pildi juures läks juba ise nagu hästi käima ja lahti ja sai aru, et ta nagu lähebki nagu ägedamaks, kui sa sinna erinevaid tükke kasutad. Et see teedki nagu põsed kõrgemaks natuke ja vaatad külje pealt ja vaatad eest ja vaatad tagant ja vaatad kaugelt. Ma olen õpetanud ka seda, et kui me mingit pilte oleme teinud või nagu ka niisugust nägu, et kissite niimoodi, siis sa üldistad ka ära need värvid, et sa ei jää nagu ei takerda nendesse toonidesse või tükkidesse või nendesse kinni, et sa nagu kõik hägustub ja üldistub ilusti ära. Et selle koha pealt seda nad kasutavad ka täitsa. Siin on ka mingid teised niisugused pildinäod.
aga jälle laps nagu toredasti mõtles ise niisuguse tuka, mis nagu on nagu kõrgem ja kapotitükid on kasutatud, et mis iganes tükke sa tegelikult kasutada ju saad seal, et olen selle nagu roosa peaga tüübiga seal ma üritasin ka, et äkki me teeme juukseid rohkem või nagu mingit nagu patsimat asja, sest tema ikka ei enda kindlaks ta täpseks. Kandilist päev, ma ütlesin, tema pärast väga hea, nina suutsin läbi rääkida, et äkki nina võiks mingi vormiga olla või midagi, et aga osad on niisugused hästi järjekindlalt ka. Et siin on ka sellesama nägude teema juures, et on ka pildina ja siis ka see käpiknukk, sellega oli ka niimoodi, et alguses olid lihtsalt juuksed püsti ja seal oli ka kandiline nina ja suu, siis ma hakkasin ka nagu, et äkki me kuidagi proovime modelleerida seda natuke rohkem, et ta ikkagi arvas, et see kandiline nina on see kõige õigem sinna, et tema jäi sellele kindlaks, aga juukseid ütles, et võib-olla võikski mingit ägedama pungi asja teha, et oligi siuke käpiknukk. Täiesti nagu teistsugune lähenemine. Siin ongi tulevad mingid väljakutsepildid, et ühevärviline puu, ühevärvilised teemad on tegelikult nagu õudselt head selles suhtes, et seal see tingib hästi palju selle vormiga mängimise. Sa keskendud... Me otsime ühte emmet. Igaks juks kontrollime, emme on siin. Ei ole selle. Ei ole küll enne. Aga kõlariga või sellega nii, et need ühevärvilised materjalid seal Lego, seal suures saalis on ka taga, seal on veel lisaks sellele, et nad on ühevärvilised, nad on täpselt ühesuurused. See on jälle hästi lahe, mis sa tegelikult saad sellega teha, et just niisugust sümmeetriat ja mingit sõrestikku ja võrke ja värke. Et nende puudega me tegime ka, et on ühevärviline, võis olla ühetooniline siis ka, aga just, et nad said keskenduda rohkem sellele vormile kui muule. Siin ka jällegi kastist välja üks puu on ratastest. Et ei ole, et mul ei ole mustasid tükke, võtan rattakoopat, millest iganes saan teha, et see, kui sul natukenegi materjali on, siis tegelikult sul jagub, et me tegime siin Vihasoo lasteaias, kus ma teen või koolis teen Lego ringi, seal üks poiss tuli ka oma tööga, mis me tegime, või ta tegi Lego ringis ja siis pärast tunde seal. Siis seal olid, ma isegi ei tea, kas ta ütles, et ta praksutama minna, kas ta jõudis siia või jõudnud lõpuks, aga ta oli Titanic, kus oli sinine nagu meri. Siis me vaatasime, meil ei ole klotse seal nagu ringis nii palju. Siis kui me hakkasime kaevama neid üksikuid tükke ja kõik neid värvid nagu sillerdavaid või neid läbipaistvaid tulesid ja mingid tünnikesi ja mida iganes. Me saime selle 2 seda suurt halli plaadi täit siniseid tükke tegelikult. Me saime selle mere kätte, pluss siis me õppisime seda, et kui meil on sinistega kitsas käes, siis suured tükid paneme nii, et nad on õhus. Et me saame kuidagi kõrgustega ja muud asjadega mängida, et me ei täida kogu seda nagu pinda ära, et me optimeerisime otsa tõesti nagu need ära. Et kui sa otsid, siis tegelikult neid materjale on. Nii, nüüd on põhiline teema või siuke diskussiooni tekitav teema, klotside sorteerimine. Siin nüüd ma olen jõudnud järeldusele, et tegelikult ongi klotside sorteerimisel kõige põhiline asi on see, et sa ei sorteeri mitte oma mugavuse järgi, vaid ehitaja mugavuse järgi. Ehk siis, kui sina teed oma loogika, see lapsele kokku ei käi, siis see käibki ja saksud kogu aeg, et tal on kõik valesti ja muudkui sorteerid ise. Kui on need tema loogika järgi, siis on ta võimeline neid ise sorteerima, teab, kus täpselt on ja ehitab lustiga. Ja sorteerimisega on niimoodi, et mis on nagu minu kogemus, mis me alustasime suht kiiresti sorteerimist, meil ei olnud väga palju isegi klotse, aga me alustasime niimoodi, et kuna palju klotse ei olnud, mida enamasti lapsevanemad teevad, nad sorteerivad värvi järgi, sest nii on kõige lihtsam. Ka mingites foorumites öeldakse sorteeri värvi järgi. Aga värvi järgi sorteerimine on juba siuke kõrgem tase. See, kus sul on hästi palju klotse ja sul on juba värvi sees võimalik ka sorteerida. Natukene nagu teemaselt. Siis pigem on seda. Jah, aga see ei leiagi ülesse. Ehk siis, et kui sa sorteerid värvi järgi,
siis minu jaoks on see nagu sama asi, kui ma sorteerin kodus riided värvi järgi, mitte teema järgi. Ma sorteerin ära, panen kõik kollased mantlid ja aluspüksud ühte kohta, sest et need on kollased, punased asjad, panen T-särgid, kingad kõik panen sinna. Tegelikkuses ma vajan kasukat kinga T-särki. Ehk siis, kui mul ei ole väga palju materjali, siis ma sorteerin selle järgi, milliseid nagu tüüpe mul vaja on. Ehk siis mul on vaja plaaditüüpe, mul on vaja tavalist klotsi, mul on vaja vidinaid, mul on vaja rattaid, mul on vaja klaase. Mul on niisugused põhiasjad jagatud. Kui mul on klotse väga palju, siis ma juba saan sorteerida teemaklotsi, nagu ütleme, värvi järgi ja värvi sees teemad laiali. Sest et see on nagu jällegi riiete juurde tulles, mul on nagu väga palju T-särke, siis ma panen punased eraldi, sinised eraldi, kollased eraldi. Saan ilusti võtta. Et aga nii kaua, kuni mul neid särke nii palju ei ole, sest pigem ma tean, et need särgid on seal sahtlis ja ma saan sealt nad alati kätte. Et see on nüüd, jah, sõltub hästi palju klotsidest. Meil kodus on tegelikult isegi, kuna laps ehitab militaarasju, ta vist isegi olid need mingid tangilased seal üleval väljas korraga, siis tal on hallid tükid on sorteeritud täiesti tüki kaupa. Niimoodi, et ta teab, et tal on vaja seda kaldustükki või seda hingetükki või seda plaaditükki. Plaadid ei ole, plaadid on eraldi. On peenikesed plaadid, siis on nagu jämedamad plaadid või pikemad, natuke mingi suurust järgi, aga ka hallid. Aga just hallid on kõik täiesti tüübi järgi pandud. Ja ta võtabki, ta teab, millist sahtlit endal kokku korjab ja võtab täpselt neid asju, mis tal vaja on. Aga samas teine laps ei ole siuke ehitaja ja tema jaoks tegelikult pärast seda sorteerimist lõppes see ehitamine ära. Sest et ta ütles, et tema ei oska niimoodi, et ta võtab nagu igast sahtlist endale tükki, et ta tahaks niimoodi, et oleks just see tüübi järgi organiseeritud, ta teab, et ta tahab midagi teha, siis ta võtab need kastid välja ja siis leiab sealt seest. Või et ikkagi tüübi järgi, sest et sa ei hakka ehitama kollast asja enamasti, sa hakkad ehitama mingit asja, mis vajab kollaseid elemente. Et selle koha pealt on jälle siuke mõtlemise küsimus. Ja selle lammutamisega või sorteerimisega ongi tegelikult olnud niimoodi, et kui on mingid ehitised, siis mingi aeg nad on, siis lammutatakse nad ära, nad on tavaliselt sorteerimata kastis, üks hetk võtame ühissorteerimisel, laotame oma kastid nagu laiali ja siis lappame kõik nagu koos ära ja tegelikult nad saavad seda ise ka väga hästi lapatud. Kuna meil on ma ei isegi tea, kui palju neid kaste on, siis ma tegin selle kiirusauto võistlust, komplekteerisin kokku, siis ma ainult küsisin, millisest kastist ma seda tükki võiks saada, sest et ma ei suuda nagu orienteerida, sest et neil on nagu hästi nagu laiali jaotud. Et ma selles osas ei saa nagu aidata, aga kindlasti seda tuge tuleb lapsevanemale anda, et sa sorteerida aitad, sest et muidu, kui see prügimägi tekib, siis jällegi seda loovust ta ei saa rakendada, sest et kuna see protsess läheb järjest pikemaks, siis läheb nagu selliseks igavamaks. Illustreerivalt panin sellised tihti, mis on kastid sellised, suured tükid leiad üles. Siukse kastiga tekibki see, et ma võtan mingi plaaditükki, panen neid tavatükke sinna otsa ja ma ei saagi teha midagi muud, sest et ma ei leia ülesse. Mul ei teki isegi mingit mõtet mingi tükiga, et Legoringis on ka tihti nad leiavad mingeid lahedaid tükke ja siis sellest hakkab nagu see asi kooruma, et sealt nad hakkavad edasi arendama seda oma ehitist ja siis nad juba teavad, mida nad nagu vajavad, aga tihti ongi mingisuguse mõne tüki koosmõjul tekib mingi lahe idee. Et siin on nüüd tüübi järgi, meil oli ka umbes selliselt, et olidki inimesed ja nende mingid kuuluvad asjad, siis olid tavalklotsid, me nimetasime plaadid, siis olid mingid olid suuremad plaadid eraldi, siis olid eritükid, mis olid kõik imelikud tükid, millel ei olnud mingit asja. Mingi hetk tekkisid ka kaldustükid, panime eraldi. Kaldustükkides olid ka need tagurpiditükid. Ja siis mingid rattad, aknad, uksed, need olid tihti ka nagu samas kastis, et kuna neid oli lihtne leida. Ja mingi hetk ongi, et kui sul nagu see kasti sügavus läheb hästi, kui see ei leia sealt, siis on ka jälle ebamugav, et kastideks on hea siuksed, mida saab välja võtta. Ja pigem, me oleme nüüd ostnud Bauhausis, Bauhaus on see punase logoga. On siuksed kuue sahtliga. Ongi umbes samas proportsioonis nagu need.
torn ja saad sealt need sahvrid ilusti nagu välja võtta, õudselt mugavad sorteerimiseks. Et saadki nad sealt välja võtta ja enda ümber laduda ja nagu ehitada seal. Küsin korra, mis asi on see sorted Jawas? Sorteerimisrätik, mis see on? Vot seda ma ei tea, mis on sorteerimisrätik. Aga ilmselt sa paned maha. Sa paned alla selle, et sa pärast ei pea neid põrandaragude vahelt korjama. Ja näiteks püstitükke sa ei suuda ühest mustast kastist leida, sest see on lihtsalt must auk siin, see läigivad nii vastu. Ja meie ei ole seda kasutanud, aga paistab, et sa oled kasutanud. Aga ma tean, et jah, et sul on nagu, sa saadki tõesti, et sa saad nad ilusti kõik kokku panna, et kui sa selle kast on liiga sügav, siis ilmselt ongi see sama rätiku, paned alla, valad selle kasti sinna ja saad seal peal sorteerida. Jah, pärast ja paned samasse kasti, et siis sa ei pea neid hullult seal sorteerima. Noh, meil on nagu need hallid tükid on niimoodi, et on üks tekst need, mis on seal veel vahetükid ja et noh, see ongi siuke, et kui sul on juba nii teadlikud tükivajadused, siis sa teed niimoodi, sest et siis on sul juba lihtsam. Sa tead, kus sa saad ja sa ei kaeva üldse, võtadki ja muudkui ainult ehitad, et nendel ülemise korruse, ja no seal hakkad ka, kui sul läheb nagu liiga käest ära, aga ülemise korruse meestel, kes seal on need ehitajad, nendel on enamasti niimoodi. Ilmselt mingid optimeerib siit. No siin on nüüd, ütleme, ongi selle värvi järgi, mida ma isiklikult pooldangi siis, kui on juba hästi palju klotse. Et siis sa saad nagu sotti sealt. Siis ilmselt uute materjalidega, mis ma ütlesin, ongi, et kui osta uusi komplekte, siis kindlasti vaadata, et tuleks mingit lahedat värvi või lahedat tükki või mingit lahedat esiklaasi või et vastavalt siis, kes nagu mida siis nagu, mis teemat ehitab, et selle järgi on siuke nagu hea otsida. Täna saab osta ka nagu lihtsalt klotse ja vanu klotse, mida järjest rohkem ostetakse, et just materjaliks, et need, mis siin meil allmüügis ongi tegelikult need, kus on ära korjatud need, mis on nagu meile spetsiifiliselt vajalikud ja siis kõik, mis nagu üle jäävad, siis saavad korjata need välja, kellel on mingeid teisi asju vaja, et neid samu tükke kõigil ei lähe tavaliselt vaja, et nende vanade klotsidega ongi see, et sa saad see 10 kilo klotse ja siis tegelikkuses võib-olla sul suurt osa sellest ei olegi vaja, et sul on otsidki mingit värvi tahad saada, siis paned jälle müüki tagasi need, mis üle on või mis tavaliselt ei raatsi loobuda need, kes ostavad. Bricklingist ostetakse ka tükke. Ma ei tea, kui paljud teist on ostanud. Ma ei tea, meie omad ostavad Bricklingist enamasti. Et kindlasti neid kanaleid on veel just, et kui sa oled konkreetset asja ehitamas ja sul on konkreetset tükke vaja või konkreetselt mingit siin oligi vanem poeg, kui ta neid tanke tegi, siis ta ehitas oma tankid valmis ja siis ta nägi, mis tükid tal puud on ja siis tellisimegi need konkreetsed tükid, pani asendusvärvid sinna mingid suvalised ja siis tellisime nagu konkreetsed tükid sinna, sest et lihtsalt neid ei olnud. Et see Bricklink ongi nagu selles suhtes see koht, kus sa saad nagu mingi konkreetse ehituse jaoks konkreetseid tükke juurde. Meil ümbrikuid tuleb kogu aeg mingisuguste 3, 4, 5, 10 tükki ümbrikus. Päkapikud on praegu siuke möödunud nähtus, aga muidu siis, kui olid lapsed lasteealised, siis tõid päkapikud eritükke, lahedaid klaase või asju, et ostsimegi kasutatud klotse ja siis nad saidki halle tükke ja siis nagu poeg soovis jõuluvana käest halle klotse ja siis sõjamehi joonistas veel või pani sõjamehe ühe kleepis, et umbes midagi siukest ja siis joonistas nagu pildid ka, et oligi soov, tahtis halli klotse, mitte siis nagu Lego, et tal oligi konkreetselt materjali vaja. Ja siis vahepeal päkapikud tõidki halli klotse. Siin on nüüd ka see Lego ammendumine, ilmselt tekibki tihti sealt maalt, kus tekivad teised huvid või siis teine asi, et need ehitusoskused jäävad alla kujutlusvõimele tugevalt. Et sa arvad, et sa suudad nagu midagi teha, aga sul tegelikkuses nagu oskusi ei ole ja siis nagu lüüakse käega. Et selles suhtes on hästi oluline, ongi maast madalast
õpetada just ehitusvõtteid selgeks, et sealt järjest sa saad nagu areneda, et kui sul seda baasteadmist ei ole, see on nagu igas, aga et kui sul baasteadmist ei ole, siis üks hetk tekibki nagu plokk ette. Et selle koha pealt ja vist mingi 8-9 aastat just kuskil oli mingi, televisioonis oli mingi loovus. Inimene rääkis, et 8-9 aastaselt tekib lastel esimene selline loovuskriis, kus nad ei oska enam joonistada. Et kui ennem oli nii, et tee midagi joonista, siis nad joonistasid mida iganes, siis 9-aastaselt ma ei oska, ma ei tea, mida ma teen, sest et ta juba nagu teab, mida tahta ja kuidagi ootab endalt rohkem, aga ta ei saa nagu sellega hakkama ja siis ta pigem nagu ei joonista. Aga see on ka jälle siuke, et kui sa nagu siis suunad või innustad, siis ta tegelikult ei jää sinna kinni. Et ta ei oska, et tegelikkuses saab sellega ju hakkama. Nii, siin on jälle üks siuke pilt, mis me tegime üks kord mööblit lastega Legoringis. Nagu erinevaid, vist oligi äkki diivan ja tugitoolid. Ka siuke, enamasti ongi, mul on Legoring on tund aega ja siis me jõuamegi seal teha mingi siukse asja. Et selle otsimise peale läheb aega ja siis selle leiutamise peale, jälle lahtivõtmise peale, midagi parendamise peale. Et seal nagu siukeseid suuri asju väga teha ei saagi. Siin me näiteks tegime ühistööna, mis on ka hästi lahe. Lauamäng. Tegime terve selle ringiga, samamoodi jälle siuke tore peretöö. Et sa teed mingi nagu lauamängu, mõtled välja need reeglid ja siis sul on pärast nagu tore ka nagu seda lauamängu mängida. Et siin olid ka mingid laavaojad ja mingid muud asjad, et siis sul ongi, et sa teed laavaoja ja siis sa pead seda kuidagi laavalikuks saama või nagu saadki seal seda tegelikult seda maastikku ja maailma arendada, et see maastiku tegemine on ka hästi teistsugune, kuna selle jaoks ei ole komplekte ja õpetusi. Et see on nüüd siuke asi, mida sa siis selle vaatluse teel või siis nagu YouTube'ist ja mingite nende mokkide, mis on need ehitusasjad. Sealt saad nagu vaadata, kuidas kasutatakse ja tehakse neid maastikke. Siin on veel mingid sitikad ja ussid, robotid ja robotitükkidega tehtud mingid ussidvärgid. Siin olid ka jälle mingi siuke, kus selle seenega näiteks oligi, laps tegi varra ja siis tegi punase plaadi otsa ja pani 2 täppi, et see on tema seen. Ja siis me hakkasime koos nagu tegema ja mis on ka hästi hea tänapäeval on telefon sul taskus alati. Teeme liblikaid, siis ma näitan sulle liblikaid, vaatame liblikaid. Liblikad on kahelt poolt samasugused. Vaata, inimesel on ka 2 kõrva ühesugust, inimesel on 2 kätt ühesugust. Et seda paralleelsust nagu on hästi hea, et tegelikult saadki läbi selle Lego ehitamisega õpetada talle üldist ilmavaatlemist. Et siis oligi jälle telefon välja näevad, seenemik on siuke, tal on nagu kübar natukene nagu ümaram ka või lapikum või et tal on ju see krae, et kuidas me seda lahendame. Ja siis selle maastikuga ka, et see oli siuke kissitusprojekt, et kissitame vaatame, kas läheb nagu paremaks või. Et lõpuks tuli nagu siuke äge asi ja nende porganditega oli ka siin see parempoolne porgand on tegelikult nagu siuke 3D porgand. Et said selle isegi üsna nagu siukseks porgandikujuga, aga need mingisugused tiivatükid või ma isegi tea, mis tükid, need toredalt sobisid porganditeks ise juba. Et seal oli ka vist mingi asi oli nagu 2-poolne, aga 2 tükki olid ühepoolsed, aga just selle vartega nagu pidime seal mängima. Et algus oli ka siuke, ma teen selle ühe, mul ei olegi rohkem vaja. Et natuke jälle siuke suunad, et nii saab nagu ägeda. Siis ma siin ütlesin ka mokid. Ehk et need, kes juba ehitavad, ma ei tea, kui paljud teist on nagu vaadanud mingisuguseid mokke, et kui sa paned otsingusse ingliskeelse sõna ja mokk, siis sealt tuleb just need omaloomid. Et kui sa lihtsalt otsid Lego mingit asjad, siis ei pruugi nii häid asju tulla, et mokid on nagu märgitud ära mokkidena. Et neid siukseid ehitusvideosid tasub ka nagu hästi vaadata. Samamoodi nagu mingid joonistusvideosid nendele, kes joonistada oskavad. Et seal hommikutelevisioonis just see loovinimene
rääkis, et täiesti mõttetu on nagu, kui lapsed nagu õpivad joonistama seda hobust täpselt sellisena, nagu neile ette antakse. See on nii mõttetu, nad ei arene sellega üldse. No okei, joonistavad selle hobuse, oskavad seda joonistada. Ma mõtlesin nagu, kuidas? Ta teeb selle, õpib selle hobuse nagu keha selgeks, et kuidapidi hobuse põlved on või kuidas pidi koera põlved on. Ta teeb järgmine kord sellest hobusest kaelkirjaku või teeb sellest mingisuguse teise kitse, et ta õpib nagu samamoodi nagu legod ehitusvõtteid, õpib ta joonistusvõtteid. Et millegi asja läbi tegemine tegelikult näitabki sulle selle suuna kätte, mille peale sa võib-olla ise poleks nagu tulnud või et kui sa teedki seda läbi, siis sa saad sealt nagu edasi areneda. Et kui sa seda hobust oskad niisamuti joonistada, see on väga hästi, aga niimoodi, et nagu tema ütles, et lähed vaatad hobuseid ja siis joonistad. No sa ei oska, sest sa ei oska üldistada seda elus hobust joone peale. Aga keegi õpetab sulle nagu selle joone peale üldistamise või siis selle legodega ehitamisel, nagu legode peale üldistamise need võtted ära ja siis sul on sealt juba hea nagu edasi. Et selliseid erinevaid kanaleid on päris hästi. See on milline on hea Lego ehitus või looming. See on ka siuke, muidu on niuke püsib koos, on nagu väga hästi, aga mingites olukordades ta ei pea koos püsima, kui me visuaalset poolt üritame taotleda, aga kui maja on, siis ta igal juhul peab koos püsima. Kui ta on auto, siis sellega võiks saada mängida. Et meil on olnud Lego ringis teema, ehitame auto, mis püsib koos. Ja siis see test on niimoodi, et ma nagu lasen maha ja kui ta laiali longub, siis pead uuesti tegema. Et ongi väljakutse väga paljudel lastel, kuna nendel puuduvad ehitusvõtted, siis nad ei oska elementaarset autot teha. Nad teevad auto, mis on nagu kaardid, millel on rattad niimoodi külje pealt väljas, mitte ei ole kere all. Siis me ka vaatleme koos, kas sa näed seal õues auto on nagu rattad on kere all. Sa pead ka oma auto rattad kere alla saama. Et ürita nagu, just et sa saadki läbi selle õpetada vaatama nüüd muid detaile ka. Ja just, et sa saad sellega mängida. See, kui me tegime porgandit, siis selle porgandi puhul ei ole oluline, et ta koos püsib oluline, et inimesed saaks aru, et see on porgand. Et mingites asjades see nagu nii oluline ei ole. Ja see äratuntavus võiks ju olla, et see ka fantaasia asi võiks, ta ei pea olema äratuntav, et sa sellele oskad nime panna, aga see võiks olla nii palju äratuntav, et sa saad aru, mis teema on. Et selle koha pealt, siis võiks öelda, et on nagu siuke äge asi, et kõik need asjad, mis on, kus sa ei saa üldse aru täpselt, mis on, ta on ka siuke ehitamislust, aga see võiks ikkagi, jah, heal loomingul võiks olla nagu arusaadavus. See nüüd, ma tean, on mu viimane slaid. Siin on nüüd ühe Lego tunni töö ülimast optimeerimisest. Teemaks oli sügisannid. Ehk siis me mängisime ikka näiteks selle, kas keegi tahab ära arvata, 2 tükki on väga selgelt arusaadavad, 2 tükki on nagu keerulisemad. Porgand, viinamarjad. Ja. Esimene, kes esimest korda ära arvas, et see on viinamarjad. Tõesti viinamarjad. Ja siis see kommentar siin. Jah. Aga nendega oli niimoodi, et me tegime tõesti tund aega, me otsisime niimoodi, et me timmisime. Et kuidas saada see parim asi. Me nagu küsisime ka jälle, et mis sa arvad, kas on selle moodi või ei ole. Et jube, sul ei pea olema nii palju tükke, sul peavad olema õiged tükid. Et selles suhtes, jah, on võimalik mida iganes teha. Et nüüd on küsimuste aeg äkki, et ma olen siin laiemalt põhjalikumast rääkinud, puudutanud kõiki teemasid enam. Kus seda PowerPointi saab? Minu käest võib otse kirjutada või saata sõnum sinna kuskile Legopäeva lehele või siis, kui te olete siin need lastetööd omad, siis on Manguse kontakt. See salvestus läheb ka üles. Ja see salvestus läheb üles, et seda saab sealt järgi võtta. Legopäeva lehele, Display lehele äkki ka või? Jah, et siis saab nagu järgi mingid asju võib-olla kuulata, vaadata. Aga mingi... Vabandust, mul on nagu vaidluskoht, jah. Ma mõtlen ikka, et kunst ja joonistamine ja legodest ehitamine on ikka eri asjad. Et legodel, kui sa pead neid ehitusvõtteid teadma,
aga mina, ilmselt mul see taust mõjutab, et ma hakkasin koolis käima 1980 ja meil kohe esimeses kunstitunnis öeldi, või alguses räägiti, ma käisin kunstiklassis, et ärge kunagi tehke nagu inimest pildi järgi või looma pildi järgi, vaadake päris elus nagu seda ja siis tehke järgi. Ja sul ikka tuleb niimoodi see, aegamisi nagu lähedasem ja parem. Kunst on ju vaba, kunst, mis iganes nüüd stiilis teha ja see ei ole realistlik teha. Ei, kunsti ei pea, meil inimesed seisid ees, siis jääksime seisime ette ja siis niimoodi mõõdab nagu seal ikka realistlikult. Aga mitte pildi järgi pildi. Ja pildi järgi ja selles suhtes on nagu joonistamine, jah, sa ei pea pildi järgi pildi tegema, aga sellest, kuidas joont hallata, selle jaoks sa pead õppima joont haldama. Ehk siis, ja just see, et mis mu mõte oli just see, et nagu mitte optimeerida, aga kuidas nagu viia mingi asi, mis on nagu 3D viia joone tasemele, et see oskus või mingi... See pigem nagu insener-tehnika, sa joonised peale pigem selle koha pealt. Aga ei, muidugi laivis teha, aga selle nii legodega kui joonistamisega ongi see, et sul peab olema see üldistamise suutlikkus nagu täiesti, selles suhtes ongi ta hästi siuke kunstiline ja legod on nagu inseneritehniline hästi palju, kuna see peab koos püsima, et see puhas kunst ei ole, aga suuresti ongi just see nagu, kuidas äratuntavust teha, aga ma ikkagi arvan, et joonistamise võib-olla vähem, aga maalides sa pead ikkagi õppima maalimistehnikast, et sa akvarelli ikkagi ei tee korduvalt ja ei ajada ta nagu guaši laiali, et sa pead õppima selle tehnika ikkagi selgeks. Just, et aga sa peadki mingid tehnilised asjad selgeks saama. Kas see siis on joone nagu tegemine, et kas sa teed kogu aeg sedasi, ongi tehnikad on erinevaid, aga sa pead need läbi tegema ja siis sa leiad selle enda tehnika. Et ega see on nagu Lego ehitamisel on sama asi, et sa need tehnikaid on erinevaid, kui sa need nagu läbi teed, siis sa saad aru, mida sina tahad teha või mida sa nagu suudad teha või oskad. Et see ongi siuke, et see tekib kogemusest ja ajaga. Lõpukohtadest on ikkagi katsetamise teema või modelleerimine, et kui ma panen need kaks klotsi kokku, siis mis sellest tulemuseks on. Kas ma saan selle kurvi niimoodi, nagu mul vaja või mitte. Tegelikult joonistamist saama. Pidevalt on pliiatsi kustukum kõrval, et kui ta kusut ära, siis ei ole see, mis ma tahtsin teha. Eks ta jah ongi. Et on veel mingid küsimusi äkki või? Ma loodan, et saite nagu midagi võib-olla juurde ehk või vähemasti saite kinnitust, nagu tavaliselt koolitusel on, et ma ajan õiget asja. Tihti on nagu see ka väga oluline, et sa saad aru, et sa nagu võid õiges suunas joosta. Et see on nagu väga hea tunne. Et aga kui tekib endal mingid, siit saate edasi nagu Lego ehitusel, et saad hakata edasi argnema, siis on juba ka väga hästi. Nii et siis tänan tähelepanu eest ja aitäh teile. Ja PowerPointi saab siis küsida Lego päeva sõnumitest või